Nüüd oleme vana Neevi sõjaväebaasi katusel. Neil on mäe sisse kaevatud see koopad siia allapoole ja sinna me saame sisse minna. Sealt läheb sisse pääs. Siin on põhimõtteliselt nagu panoramvaade kohalikule linnale, kui see oleks lahti. Näete, seal on mingi puidust hoone, et sealt puidust on nagu panoraam, aga puitu ei saa sisse, nii et siis panoraam ei ole, seal on mingi nöör ees. Siis täna sajab. Aga praegu ei saja ka vist. Hetkel vähem. Täna on väga sõjaväeliselt aktiivne päev, et siin mingid need kopterid tiirutavad need mis see tiirlavasi on, eks ju. Ja siis hävitajad lendasid hommikul ja nüüd ja teevad mingit trenni. Kus seal on natuke näha, see on vist liiga väike, et kaamerasse jääks. Et jah, täna on siis selline päev. Lähme sinna poole sisse. Nüüd me lähme siis sinna sõjaväetunnelitesse sisse, näed, kohe alguses on nagu hunnik raha kujuga, hästi põnev. Plaan ise võiks olla umbes selline. Ja siit tuleb tunnel. Ma mõtlesin, et tahan seda tunneli suud. Oli siin wifi olemas. Ma liigun alla vaikselt. Põhimõtteliselt jah, ta Wolverine oli see film. Nad ehitasid mingi Okinawa maketi. Okei. Ma vaatan kohe. See on hea tunnel, saab kõik allapoole. Nüüd ettevaatust. Ma arvan, et siin ka peab wifi ära. Põhimõtteliselt nad ehitasid Jaapanisse. Sellest see kohta. Siit võtta vesi voolab ka alla. Võtame tal pilti. Suht hea. Liigun vaikselt alla. Mingi üks tubadest. Üleval lugesime, et see oli kõik käsitsi kaevandatud kohalike poolt. Ja neil ei olnud nagu õiget tööriistu ka, millega kaevandada. Et siis see võttiski kõvasti aega. Näed, siin on kuskil plaan. Tunnel. Sealt on välja pääs. Saime siis sealt välja, seal olid need koopad. Ja tegelikult need koopad meenutasid mulle natuke Hiiumaa teise maailmasõja aegseid koopeid või esimese aegseid, kus olid nagu lihtsalt liivasse kaevatud. Need olid ka suht nagu liivakoopad. Aga miks ma siin tahtsin tulla, et siin on mingi laste mänguväljaki, näed, siit läheb liumägi õues. Ja see on nagu jube pikk. Mõtle, kui lahe see on. See on nagu taastada veeparkides on sellised allalaskmised. See on mitu tükki neid. See on hästi lahe. Aga okei, me tegelikult liigume linna poole tagasi. Ma tahtsin seda näidata. Kui enne ma näitasin seda lasteliuvälja, siis tuleb välja, et Jaapanis on ka täiskasvanutele analoogseid ja siin, näed, läheb siit ja esimene korrus ja teine ja kolmas ja ma ei tea, mingi 5 korrust tuleb reaalselt alla. See on tegelikult vist mingi tuletõrje, mingi põgenemistee või midagi siukest. Päris põnev, ma pole nagu siukest asja varem näinud. See on mingi kohalik haigla vist, on ju? Jah, ta tundub haigla moodi välja nägevad, kui eespoolt vaadata. Selle kirjas on Tsuri kõrvalmajas, mis tähendab seda, et ravimid. Hotelli lähedal oli park, kust ennem läbi tulime. Ja pargi keskel on pühamu. Ma ei oodanud üldse, et Shinto pühamu. Ma ei oodanud üldse, et siin selline asi on. Ja mõtlesin, et rolin üles. Kerli ootab all. Ta ei viitsid nii kõrgele ronima hakata praegu. Meie hotell oli kuskil seal. Mõtlesin, et teen kaks kaadrit üle ka. Et näidata, kuidas see välja näeb. Siin olid ka kalad tiigis all, need kohalikud, need koikalad. Hästi põnev oli. Jälle siit Asashi tänava pealt, nagu ikka meie hotell on seal. Mida ma seekord selle koha kohta tahaksin juurde kommenteerida, on see, et siin on
kahekorruseline tänav on nagu tavatänavakorrus ja see kõrgem korrus. See kõrgem korrus jookseb ikka päris pikalt. See hakkab pihta nagu raudteejaamast ja siis tuleb siia poole ja ta ulatub üle minu arust mingi 4 maja. Et põhimõtteliselt siin poole ääres on uus bussijaam, mis ehitati mingi paari aasta eest või selle aasta alguses avati. Ja siis pluss teiselt poole on mingi 2-3 maja, kus siis põhimõtteliselt see nagu vööna sisse läheb. Et minu arust suht lahe selline kahekordne tänav, et sa saad nagu teisel korrusel ja asju teha ja lisaks sellele kõik inimesed, kes rongist maha tulevad, nad saavad kohe minna nagu teisele poole teed, nad ei pea nagu kõrgust vahetama, nad ei pea siin autode vahel tuuritama, et hästi mugav ja isegi ühes kohas on eskalaator. Ja siis, mida ma veel, me käisime täna raamenit õhtul söömas, siuke kohalike raameni koht, täitsa okei oli, sa võtsid mingit Pardi. mina võtsin kanaraamenit ja sa ei söödud väga hea oli. Odav oli ka, jube odav. Aga millest ma veel rääkida tahtsin, on rääkimata varem jäänud. Ma päeval ostin jäätist. Ma olen kunagi maininud, et see oli see Motsi on nagu suudes tatti, jube ebamugav süüa. Ma ostin Motsi jäätist, mis tähendas seda, et kui ma selle lahti võtsin, peal oli see Motsi kiht ja keskel oli siis siuke vaniljajäätis. Et see oli hämmastavalt hea, vaatamata sellele, et seal see paks, mitte väga paks Motsi kiht ümber oli. Et see oli umbes nii, et kui sa mingi esimese ampsu võtad, siis sa nagu tundsid seda suudeid tatti seal ümber, eks ju. Aga sul läksid koheselt hambad läbi ja siis sul tuli see jäätis vastu, mis oli nagu tunduvalt parem. Nii et seda oli nagu päris hea süüa. Siis teine asi, mida ma olen unustanud mainida, aga mis meil hotellis on, see on siis jälle see maja, on see hotellis telefon. Nimelt kohe, kui tuppa läksime, siis vaatasime, et toanurgas oli laadja dokis ja peal oli mingi A4 teksti, et näed, et käes ära, siit viige kaasa. Viige telefon kaasa, jah. Et siin on kohalik SIM-kaart sees, sellega saate teha, lähme siit üle äkki, jah. Sellega saate teha kohalikke kõnesid ja ma teen sipolt. Okei, nüüd on ka. Ja ja siis internetis olla. Kohalikud kooliõpilased ka. Natuke peale vähem. Aga me tegelikult pole seda kaasa võtnud. Ma ei tea, kuna meil oli Koreas see wifi pulk, siis seal me seda nii palju ei tundnud, aga siin on igal pool tasuta wifi levialad. Ei pea isegi registreerima väga. Lihtsalt ütled oma emaili aadressi ja kohe tundega tasuta sisse, et see on peab praktiliselt suvalistes kohtades on mingi tasuta Okinawa, mingi linna wifi, mis peab igal pool kehtib. Hotellis on ka enda oma, et see on veel niimoodi, et ta ütleb, et autendi ennast on ikka nagu mingid Gmail ja Facebook ja mis iganes kontod. Aga siis autentimine tähendabki seda, et sa sisestad oma selle kasutaja põhimõtteliselt. Sa ei pea mingit parooli enam hakkama otsima. See on päris mugav. Siis näed, see on puu. See on teine puu veel. Pimedas on nüüd paha näha, aga need puud on raagus. Täiega raagus. Pooled puud on raagus. Et see on see, et talv on tulekul, et siis on kõik puud lehed maha lasknud. Mis siis, et väljas on 26 kraadi, aga talv on tulekul. Ja, ei saa midagi teha. Ja seda on mujal ka näha, et kuidas inimesed nagu lehti kokku riisuvad. Ja parkides on hästi palju maha langenud lehti. Jah. Okei.